Ütled ettevõtluskonkurss ja kohe meenuvad pöörased, julged ja pilvedesse lendavad ideed. Noorte ettevõtluskonkursil Ajujaht on aastate jooksul osalenud 2500 ideed ja koolitatud on 450 tulevast ettevõtjat. Ja just need numbrid näitavad, et Ajujahi puhul on tähtis olümpialik põhimõte, tähtsam veel kui võit on osavõtt. Olen 34-aastane ja tegelen igapäevaselt kinnisvaraga. Kuulsin Ajujahist läbi oma tuttavate, kes olid selle osa võtnud ja paistsid ka nagu meedias silma ja sealt see info minuni jõudis ja mõtlesin, et miks mitte võiks ka proovida. Ehk siis varem sul oli lihtsalt idee, siis tänu Ajujahile sul õnnestus see idee selliseks prototüübiks juba vormistada ja samuti siis selle äriline külg sinna juurde panna ehk see äriplaaniks kokku kirjutada. Ajujahi käigus sai kindlasti palju huvitavaid kontakte ja seetõttu oli ka sellest kindlasti üldiselt kasu. Euroopa reisimäng on siis lihtne ja hariv reisiteemaline geograafiline lauamäng. Ja mäng koosneb mängu alusest, milleks on ühe maailmajao poliitiline kaart koos siia peale märgitud mängurajaga. Ja teine osa sellest mängust on kõikide riikide kohta käiv selline väike taskuentsüklopeedia, mis sisaldab siis erinevat infot riikide kohta. Ja mänguks ongi vaja mängu alust, nuppe ja täringuid ja see taskuentsüklopeedia on rohkem tegelikult abimaterjal. Roheline. Number 3-ga liikusid Leedu peale ja need küsimused, millele tuleb vastata või kategooriaid on 6. Ja kui ära ei vasta, siis liigun ühe edasi. See karistus kehtib ainult ühe ringi. Kus sul see idee üldse tekkis, et teha Euroopa reisimängu? Idee tekkis tegelikult sõpradega koos reisil olles ja reisil olles Aafrikas tegelikult. Ja Aafrikas avastasime, et me eestlastena arvame küll, et me oleme geograafias päris tugevad. Kuid seal avastas, et tegelikult sa ei tea Aafrika riikide kohta suurt mitte midagi. Ja oligi reisil olles puhkusel mõtlesin, et oleks hea, kui oleks selline lihtne, lõbus lauamäng, mida oleks hea koos sõpradega mängida ja mille mängimise käigus sa õpiksid ühe maailmajao riikide kohta erinevat infot. Algselt ma arvasin, et need mängud on kindlasti olemas ja geograafilisi lauamänge ongi päris palju olemas, kuid nendega tutvudes ja need peaaegu kõik kokkoostes, mis Eestis müüakse, avastasid, et need enamus mängudest on väga faktipõhised ja kuivad ja nad ei kiskunud üldse mängima ja kui sa ei mängi neid, siis need mängud ei ole ka harivad. Et isegi kui ma ei teadnud nüüd on ja siis ma loen... Sul on võimalus seda rahulikult lugeda ja vaadata ja loodetavasti õpib midagi. Jõudu! Tarvis! Mitmekesi seda mängu mängida saab? Seda mängu saab mängida ka vabalt 5-6-kesi ja kõige vähem siis 2-kesi. Kui ma praegu võiksin liituda... Ja isegi üksinda võib mängida. Üksinda saab ka mängida. Sest hariv on ta ikkagi. No väga tore. Kui ma praegu võiksin liituda, annaksid mulle ühe nuppu? Ja, palun. Väga kena, Janno. Aitäh. Vaatame kuskile. Nii alustame Eestis siit samast. Meeri, sa oled kümneid sarnaseid mänge kindlasti mänginud. Kuidas sulle see mäng tundub? Praegu tundub suht keeruline, sest ma võib-olla tean mõnda pealinna, rahvaarvu, aga vaatamisväärsused ja nendega jään juba ette. Aga kui sa ei tea, kas see tähendab siis seda, et mängib lõpuni mängimata ja sa enam edasi ei saa või on sul kusagilt võimalik ikkagi mingit abi leida? Ja siin on abi, näiteks siin on, kui on Eesti, siis pealinn, siis on näiteks T-täht on ees ja siis on vihje. Selge, need väikesed vihjed on seal platsi peal olemas. Ja pildid näiteks. Kuidas sulle tundub, kas see on nii, nagu Janno ütleb, mäng, mille abil on võimalik ka ilma reisimata nendest riikidest teada saada? Ja, see vastab tõele. Janno, uus Ajujaht on välja kuulutatud ja ideede esitamise tähtaeg on õige pea käes. Sellel aastal osaled või mitte? Sellel aastal vist siiski mitte. Pigem üritan keskenduda sellele, et eelmise aasta idee tooteks valmis teha ja ka müüki saada. Sina ei jõudnud finaali
jäid finaalist välja ja me ei hakka rääkima, mis põhjused need olid. Aga mida sa soovitad neile, kes praegu kaaluvad, kas osaleda ajujahil või mitte? Kindlasti tasub osaleda, sest esiteks kaotada ei ole mitte midagi. Ja ajujaht on just selline konkurss, mis aitab sul ideest toote valmis teha. Ja ta toobki välja selle idee või toote nõrgad kohad ja aitab seda paremaks muuta, täiendada. Ja kui see toode on hea, siis ajujaht on kindlasti konkurss, mis aitab sellest tootest ka äri üles ehitada. Seetõttu ma arvan, et kui kellelgi on idee, millest ta arvab, millel võiks ka ärilist potentsiaali olla, siis kindlasti tasuks proovida.